Tere kõigile, kes on laivi tulnud ja kõigile, kes meid järgi kuulavad. Mina olen Marin, jagan rahatarkust mikroinvestorina ja mul on väga hea meel, et täna on külas Miljoni Neiu. Aga enne, kui ma sulle sõna annan, siis tuletan meelde, et küsige aktiivselt küsimusi chatis ja küsimuste esitajate vahel siis külaline valib välja, kes saab endale Räägiks rahast tõestuskaardid. Ja ma ennem veel tegelikult, kui ma lasen sulle ennast tutvustada, teeme soojendusküsimuse. Et ma võtan nendest kaardid, samad kaardid, mis ma näitasin, ühe kaardi ja küsin sult küsimuse, ma võtan suvaliselt. Nii, väga hästi sobib teemasse. Mis vanuses peaks alustama lastega rääkimist rahast? Ma arvan, et kohe alates sellest hetkest, kui nad aru saavad, ehk siis kui nad rääkimist alustavad, siis tuleb ka nendega rahast rääkida, ma arvan. Mul on küll see kunagi tulevikus alles sees, aga et see on kõige mõistlikum. Ja mulle meeldib ka selline vastus, et ega ei ole ju niimoodi, et okei, kell kukkus, et nüüd hakkame rääkima, et see ei tule nagu tühja koha peale. Aga annan nüüd sulle sõna, et tutvusta ennast ise. Tere siis kõigile, kes siia on tulnud. Mina olen Miljoni Neiu ja mul küll neid tiitleid on päris palju erinevaid, aga ma arvan, et peamiselt, miks ma täna ka siin olen, ongi see, et ma olen rahatarkuse jagaja ja investor. Ja lisaks sellele muidugi tegelen siis ise ka veel ettevõtlusega ja töökoha poolest või oma ameti poolest olen ma siis meediaplaneerija. Aga jah, üks minu siis suur kirg ongi rahatarkuse ja investeerimisega tegelemine, selle õpetamine ja siis teiste harimine sellel teemal just Instagramis. Aga kuidas sa jõudsid ise investeerimiseni ja rahatarkuse teemani? Mult on seda päris palju küsitud ja ega ma nagu täiesti 100% ju kindel ei olegi, et kuidas kõik nii läks. Lihtsalt elu kuidagi viis sinna suunas. Ehk kui ma päris pisikene olin, siis ma nägin, et minu isal oli enda ettevõte ja mulle meeldis see, kuidas tema siis raha teenis. Lisaks meil olid peretuttavad, kes elasid nagu väga head elu, mis mulle vähemalt kõrvalt silma paistis, kui isegi võib-olla veidi luksuslik elustiil. Ja ma teadsin, et ma tahan kunagi tulevikus ka siis kohe kindlasti sellist elu elada või isegi võib-olla natukene paremat. Ja sellel ajal ma ei teadnud, kui ma väike olin, et mis on investeerimine või mis on üldiselt rahatarkus. Ma lihtsalt teadsingi seda, et kui ma tahan head elu elada, siis tuleb korralikult tööd teha ja raha teenida. Ehk siis mida rohkem sa teenid, seda rohkem sa saad ennast kulutada. Ja siis ma tegelikult lihtsalt töötasingi väga mitmel kohal. Üritasin siis raha kokku ajada selle jaoks, et siis rikas olla. Ja võib-olla ma arvan, et nagu tugevamalt siis just rahatarkuse ja investeerimiseni ma jõudsin tegelikult siis, kui ma läksin õppima ülikooli majandust. Ehk siis oli minu ümber seda teemat lihtsalt nii palju, et kuidagi ebaloogiline oleks olnud see, et ma ei hakka siis investeerimisega tegelema. Ehk ma arvan, et kõige suurem tõuge tõesti oli see, et minu ümber oli lihtsalt nii palju inimesi, kes siis rääkisid maailma rikastest ja võib-olla siis just investeerimismaailma tegelastest. Nii hea näide, kuidas eeskuju on nii oluline, et kust me nagu muidu tead üldse sellest, et see on nii põnev. Aga kuidas sa otsustasid majandust üldse minna õppima? Kas see oli selle samaga seotud või kuidagi veel midagi muud? Tegelikult see tuli täiesti juhuslikult. Alguses ma läksin üldse geenitehnoloogiat õppima, sellepärast et mulle meeldis bioloogia ja mulle meeldis matemaatika ja ma ei teadnud täpselt, mida ma edasi tahan teha. Ja siis ma viimased 2 siis geenitehnoloogia eksamit jätsin tegemata. Ja helistasin oma emale, ütlesin, et ma ei lähe nendele eksamitele, et ma ei suuda lihtsalt, ma ei taha seda õppida. Ja siis ma guugeldasin selle samal päeval, et okei, mis erialad veel siis Tartu Ülikoolis on, sest ma teadsin, et ma tahan kindlasti Tartu Ülikoolis õppida. Ja siis mulle jäi silma majandus. Ja kuna mulle ülikooli sissesaamisega oli nagu väga lihtne, et lihtsalt eksami tulemused olid piisav selle jaoks, et sisse saada. Ja ma lõpetasin ka hõbemedaliga gümnaasiumi, seega polnud minu jaoks üldse probleem. Siis ma vaatasin, et okei, aga ma prooviks siis hoopis majandusse. Ja tegelikult mul oli kunagi see ka varem mõttes olnud, aga ma ei julgenud sinna kandideerida, sellepärast et ainuke aine, mis oli mulle gümnaasiumis 4, oli ühiskonnaõpetus.
ja mis on väga üllatav kõigi jaoks ja siis ma mõtlesingi, et siis majandus ka minu jaoks ei sobi, aga võtsin julguse kokku, kandideerisin, sain sisse, läksin ja ma olen nii tänulik iseendale, et ma selle vahetuse tegin. Aga siit on ka veel nii hea nagu õppetund, et eriti kui näiteks noored kuulavad meid, et tihti on selline tunne, nagu sa peaksid teadma, mida sa tahad õppida kohe kindlasti. Ma ei tea, ette näha juba, kuidas ma eluaeg töötan kuskil mingil ametil, et siis tegelikult väga tihti me ju ei tea ja samamoodi saab seda ju muuta. Ja isegi sinul on juba ju seda näidet, et kui ma rõhutan seda, et sa nii noor oled, sellepärast, et see on väga inspireeriv. Et nii vara, sest et üks asi, mida tihti ju kahetsetakse, kus ma ennem olin, miks ma varem ei alustanud, tegelikult me ju teame, et lihtsalt ennem võib-olla ma ei teadnud sellest ja nii edasi, aga seda inspireerivam on näha nagu noort, kes tõesti väiksest peale juba teadis, et tegelikult on oluline see raha teema ja et rikkus ei ole ka nagu halb asi, mis sul ka läbi kõlab, et sul olid nagu positiivsed näited, mis on ka nii oluline. Et kindlasti see, et ei ole niimoodi, et nüüd niimoodi jääbki, et valisin eriala. Ja isegi siis, kui sa oleks näiteks läinud sinna geenitehnoloogiasse, võib-olla sa oleks avastanud, ma ei tea, peale esimest aastat, et mulle ei sobi ja siis vahetanud eriala, et ei pea nagu seda nii kartma. Aga peale lõpetamist sa läksid hoopis õpetajaks. Jah, juhtus jah nii. Tegelikult ma tahtsin teisest klassist kuni 7. klassini saada õpetajaks. Mingi aeg see soov kadus ära, sest ma nägin, kuidas õpilased õpetajatega käituvad ja mulle ei meeldinud see. Ma oleks tahtnud nagu ise enda õpetajaid siis kaitsta selles osas, kuidas klassikaaslased nendega käitusid. Aga siis, kui ma olin gümnaasiumis, siis ma õpetasin juba enda klassikaaslasi matemaatikas. Ja kui ma käisin ülikoolis, siis ma hakkasin ka matemaatika ära tunde andma lihtsalt selle jaoks, et lisaraha teenida. Ja kuna mul ei olnud päris kindel veel see, mida ma peale majanduse lõpetamist tegema tahan hakata, siis ma tutvusingi, nägin, meile tuli noored kooli mingi esindaja siis rääkima loengusse sellest programmist. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et aga see on väga hea võimalus järele proovida, et kuidas mulle see õpetajaamet meeldib, et see programm kestabki 2 aastat ja kui ma ei taha, siis ega ma ei pea ju õpetajana jätkama. Ja praegu ma siis õpetaja ei olegi, aga see ei ole küll sellepärast, et mulle oleks meeldinud õpetada, mulle väga meeldis, need olid lihtsalt muud isiklikud põhjused on ja miks mul see programm pooleli jäi. Aga jah, ma läksin õpetajaks just sellepärast, et mulle tohutult meeldib õpetada. See on ka see, miks ma tegelikult ju Instagramis rahatarkust jagan, et mõned arvavad, et mulle võib-olla ei meeldi küsimustele vastata või nad ei julge mulle DM-i kirjutada, siis vastupidi, mulle just meeldib, kui ma saan inimesi aidata ja kui ma õpetaja olin, siis ma tundsingi, et ma saan teha seda, mis mulle meeldib just selles osas, et ma saangi inimesi aidata. Ja see, et sa enam seal noored kooliprogrammis ei ole, aga sa ju matemaatika eratunde annad ikka ka lisaks veel rahatarkusele jagamist. Neid ma vist olengi juba umbes 5 aastat andnud ja ikka tahan jätkata, sest mulle tõesti meeldib. Nii tore on. See on nii hea kuulda, sest et tasubki ju teha seda, mis meeldib. Aga ma mõtlesin küsida seda, et kui sa uuesti alustaks, et kas sa teeks midagi teisiti ja mida? Kindlasti teeksin. Sellepärast, et sellel teekonnal nüüd pidevalt juurde õppides, ma olen investeerinud nüüd 4 aastat, tegelikult ma arvan, et selles maailmas olnudki kuskil umbes, ma ei tea, 5-6 aastat, et ma tegelikult lugemist alustasin ka oluliselt varem, kui ma jõudsin esimeste sammudeni. Ja ma arvan, et üks oluline asi, mida ma alguses absoluutselt ei teadnud, on see, et kui sa teed mingisuguseid investeeringuid, siis sa võiksid tegelikult endale kirja panna, miks sa neid teed. Mina lihtsalt tegin alguses, mõtlesin, et okei, ma panen natuke raha siia, natukene sinna, aga tegelikult mul puudus see investeerimistees, see idee, miks ma tegelikult tahan. Ja kohe kindlasti ütleksin ka kõigile alustajatele võib-olla seda, et ei maksa kuulata neid inimesi, kes on siis ka 20 aastat investeerinud, sellepärast et niikuinii sa ei jõua nendega täpselt samal ajahetkel neid investeeringuid teha ja sa ei tea, miks nemad neid teevad. Et ma teeksin seda teisiti, et ma esiteks ei kuulaks tähtsaid investeerimisninasid ja teiseks siis mõtleksin päriselt enda jaoks läbi, et miks ma need investeeringud teen.
Ja just see, et muidugi nagu teistelt õppid asju, aga just see, et nemad on hoopis teises kohas oma asjadega, oma teekonnal ka, et tihti on ju nii, et issand, ma olen nüüd nii maha jäänud, vaata, eriti veel vanemad inimesed, aga et ma olen nagu hiljaks jäänud ja võrreldakse ennast nagu nii teistega, kes on ka pildil võib-olla, on ja, et et ma ei tea, nii edukad ja nii suurte summadega, et mina ei saa kindlasti siis, et ja tähtsam on ju tegelikult alustada ja igaühel on oma teekond ja õnneks saab alustada nii lihtsasti. Nii, Karolina küsib kohe selle kohta, et kas sul on mõni õppetund sellega seoses, et sa neid tähtsaid ninasid kuulasid? Mul ei ole väga suurt õppetundi, et ma tegelikult olen jaganud ka seda, et mu kaotused ei ole olnud nii suured, osaliselt juba selle tõttu, et ma ei ole kõiki oma miinustes olevaid investeeringuid lihtsalt maha müünud. Aga võib-olla üks õppetund on küll seoses sellega, et kõik rääkisid ka sellest, et tuleks mingi osa oma rahast paigutada võlakirjadesse. Et vahet pole, kui noor või vana sa oled, et mingi protsent võiks olla. Ja see oli ka paljudes raamatutes kirjas. Võib-olla see ongi teine asi, mida ma teeksin natukene teisiti, et ma ei võtakski võib-olla raamatuid päris sõna-sõnalt ja mõtlekski läbi just, et kuidas mina tahan investeerida, kuhu ma tahan investeerida. Et mina alguses siis mõtlesingi, et ma peangi võlakirjadesse ka midagi panema ja kui ma endale LHV kasvukonto avasin, siis ma paigutasin mingisuguse protsendi, ma enam ei mäleta, mis see protsent oli, aga ühte võlakirjafondi. Ja siis see lihtsalt tiksus mul seal, sellega ju ei toimunud mitte midagi. Ja siis see lõpuks tootiski mulle miinust, samal ajal kui kõik muu tootis mulle, oli positiivse tootlusega. Ja õnneks minu mentor Märten Kress andis mulle siis head nõu ja ütles, et tegelikult kui sa tunned, et sa oled mingisuguse investeeringu nii-öelda valesti teinud, siis targem on võib-olla sellest väljuda ja pigem paigutada siis raha sinna, kus pakub sellist tootlust, nagu sa tahad. Et ei oleks seda hirmu siis nii-öelda kahjumiga midagi maha müüa. Sest et kindlasti see alguses on, ei taha ju seda miinust realiseerida. See ei ole ju kahjum nii kaua, kuni see pole realiseeritud. Ja see on nii kaua paberil, et ei, ma ei puutu, et äkki läheb kõik hästi, on ju. Ja see on nii hea näide, mis sa tõid, et ja just ka võlakirjadega mina ise olen ka tundnud, et nii enda kogemuses samamoodi, et mul oli ka LHV kasvukontol võlakirjafond. Mingi hetk mõtlesin, miks see mul üldse on huvitav, et seda ei ole mul, samamoodi on ja kõik ütlevad, peaks nagu tasakaalustama aktsiaid. Ja tegelikult mul oli veel ju lisaks nagu LHV võlakirjad ka. Ja siis ma sain aru, et eriti nüüd, kui ma otsustasin eraisiku portfelli maha müüa, et maja ehitada ja jätkata ettevõttelt, siis ma sain aru, et ma enam ei taha tegelikult võlakirju endale portfelli. Et väga tore oli jah, koroona ajal, et sealt tiksus nagu kindlalt sulle raha, aga tegelikkuses ju näiteks nagu meil on pensioniks nii palju aega, siis sa ei pea ju panema võlakirjadesse. Et miks ma siis muidu pean? Et see sõltubki sinu nagu sellest, et kui sa tunned, et sa tahad sellist kindlamat asja, siis see sobib sulle portfelli, aga ei ole üldse selliseid asju, mis on kohustuslikud. Ja see on tegelikult see, mida alustajad nii tihti teevad, sest tundubki, et kõik räägivad, et nii peab tegema. Ja järelikult nii on ja siis on nagu see õiged sammud ja siis ju ei juhtu midagi ja siis sa ei kaota. Et see hirm eksida on ikka nii suur. Ja samamoodi on ka mingisuguste nagu suhetega, et kui palju võiks panna siis üksikaktsiatesse, kui palju võiks panna fondidesse, et see on ka nii suhteline ja ei saa võtta seda, et keegi räägib, et tema nii teeb, et siis mina peaksin ka nii tegema. Igal ühel on enda see strateegia. Ja lihtsalt see võtabki muidugi aega sinna jõudmine ja võib-olla mõnes mõttes on paratamatu, et see alguses ei jõua kohe sinna, aga sellepärast tasub lihtsalt, me juhime sellele tähelepanu, et mõelda sellele, et hästi tihti alguses tahetakse ka selliseid lihtsaid asju, palju ma siis sinna panen, palju ma sinna panen, on ju, et ei ole sellist asja, et ei saa seda jagada, et sa pead ise rahul lõpuks olema sellega. Aga kuidas sa jõudsid siis miljonini neiuni nii nime poolest kui ka, et Instagramis hakata jagama rahatarkust? Ma arvan, nagu eelnevad lood on olnud kõik üks suur juhus, siis oli ka miljoni neiu tegelikult või miljoni neiu sünd. Et kõik algas puhtalt sellest, et ma läksin koos enda siis kursusekaaslasega bachata tantsutrenni. Ja ma käisin soolotantsutrennis, ehk siis ma tantsin üksinda, mitte partneriga, aga treener otsustas üks päev, et võtab mehed ka kaasa, et ma saaks proovida paaris tantsu. Ja seal siis oli Märten Kress.
ja samal ajal olin mina kirjutamas enda bakatööd ja mõtlesin, et mis teemal ma võiksin seda kirjutada, kuna investeerimine mind paelus, siis ma võtsin julguse kokku, ma küll absoluutselt ei julgenud tõesti, ma läksin Märteni juurde ja küsisin temalt nõu, et mis tema arvab, mis teemal ma võiksin kirjutada, mis hetkel rohkem aktuaalsem on. Ja Märten andis mulle head nõu. Kahjuks ma ei saanud küll enda siis õppejõuga kokkuleppele, nii et investeerimisteemal ma ikkagi lõpuks bakatööd ei kirjutanud, aga järgmine hea asi oligi see, et sellest siis sündis hoopis miljonineiu ehk dividendinvestor oligi siis see, kes minu poole pöördus, ütles, et tema ise võib-olla nii palju noorteni ei jõua, aga ta tahakski just kedagi, kes siis rahatarkust noortele jagaks. Ja ma ütlesin, et miks mitte. Ja siis ma hakkasin ideid genereerima, et kes ma olla võiksin, sest et ma teadsin alguses, et ma päris oma nime alt ei taha kohe toimetama hakata. Ja nii miljonini ju sündiski. Ja nüüd ma siis jagangi rahatarkust. Ja kindlasti küsitakse sul kogu aeg, et kas miljon on juba käes? Absoluutselt kogu aeg. Mul on ka neid tuttavaid, kes ei julge minult otse küsida ja küsivad hoopis minu elukaaslaselt, et kuule, et kas tal on tõesti siis juba miljon koos nii varakult. Et miljonid veel koos ei ole, et miljoni neiu see nimitu sündiski sellest, et minu eesmärk on siis sinnani jõuda, et mul oleks miljoniline investeerimisportfell. Et unistada tasub suurelt, on ju? Just täpselt nii. Ja ma teangi, et see ei ole nagu minu jaoks selline unistus, vaid see ongi kindel eesmärk siis, kuhu ma jõuda tahan ja mul on ka plaan paigas, kuidas ma siis selle saavutan. See on eriti hea vaata, et tihti ongi, et on lihtsalt mingi unistus või eesmärk, et võiks ikka nagu teada ka, kuidas sinna jõuad, et muidugi sa ei tea, seal võib 100 asja muutuda vahepeal, on ju, aga sul on ikkagi siht silme ees. Aga kui sa mõtlesid, et see oli juhus, siis päris nii ei ole, on ju, sest sa ise läksid, võtsid julguse rindu, läksid Märteni juurde, et see oli juhus, et ta seal oli, on ju, aga et ise tuleb haarata neist juhustest kinni ja kunagi ei tea, kus need head šansid on ja head võimalused ja see toob meid selle, kui oluline on networking, on ju, et minul läks tohutult kaua aega, et sellest aru saada, et oma ette vaikselt toimetan, nii põnev oli, lugesin, uurisin, isegi blogi hakkasin kirjutama, on ju, aga tegelikult alles eelmine aasta sain lõpuks aru, kui oluline see networking on, et koos ikkagi jõuab kiiremini. Ja mul tuli meelde, et ma lubasin tegelikult täna jagada, et kuidas meie esimest korda sinuga kohtusime. Sest see on ju ka tegelikult natuke naljakas, mitte küll tantsutrennis kahjuks, oleks tahtnud tegelikult seal olla, aga veits kauge. Meie kohtusime tegelikult nagu laval põhimõtteliselt, on ju, et olime esinemas, et minul oli see esimene esinemine üldse rahatarkuse teemal ja niimoodi rääkimine rahatarkuse teemal. Nii ja kokkusattumus on ju, et tasub nagu võtta vastu need võimalused, et see oli nii äge, et inimestega on võimalik ka laval tutvuda. Ja siit ma kindlasti võib-olla üks mõttetera, mida ma annaks teile kaasa, ongi see, et julgus on hästi oluline, et mina ei olnud kunagi üldse nii julge inimene, pigem kartsin, aga nüüd ma olen aru saanud, kui oluline on julgus suhelda teiste inimestega, sest et tegelikult on ju teised ka väga toredad ja vahvad, nagu sa isegi, nii et ja sealt võib sündida siis midagi väga ägedat, kas või näiteks minu hetkel see miljonineiu ja lisaks sellele, et näiteks lisaks miljonineiule siis tegelikult investeerimisfestivalil näiteks käies, sealt ma olen ka saanud tohutult palju uusi tutvusi ja tegelikult ka projekte, mida ma olen saanud ellu viia, nii et. Ja kohe tuleb meelde, et viimati minu meelest käis mul külas Saare Arulaane ja tema ütles ka, et mis tema nagu soovitaks enda nooremale minale olekski, et ole veel julgem. Et nagu seda liiga julge vist nagu peaaegu, et kunagi ei saa olla, on ju, et hull julge ka ei tasu muidugi, aga et see on nii tõsi, et ole veel julgem ja tihti teised tunduvad meile julgemad, vaata, kui sa ütled, ma ei ole alati nii julge olnud, siis praegu ju tunduks, et issand, nii julge, vaata oma näoga räägid videos, on ju, Instagramis kõigile avalikult, on ju, rahaasjadest, on ju, aga et see ei juhtu ka üleöö, on ju, et see on ju ka kõik nagu et kõik on võimalik ja et kõik on inimesed oma hirmudega, et ei tasu kedagi karta. Ja mina ütlen, et hirmude puhul tasub alati mõelda, et mis siis kõige hullem on, mis saab juhtuda. Et kui sa lähed Märteni juurde, et vaevalt ta ütleb sulle, et kuule, ma sinuga ei räägi, mis sa tuled siia või juhuslikult peaks ütlema, ma ei tea, nii alt tuju, ma ei kujuta ette, et mis siis ka ei juhtu tegelikult ju midagi, aga me kardame jah, nii palju seda. Nii, mis ma veel tahtsin, aga miks just noortele rahatarkuse jagamine, see on muidugi võib tunduda nii loomulik, on ju, aga räägi võib-olla ikkagi sellest nagu lähemalt.
No esiteks noortele just sellepärast, et ma olen ise noor, ehk siis ma arvan, et ma kõnetan ka kõige paremini noori, et praegu mul ongi see Milleni investeerimiskool ka käimas, siis paar liiget on sealt ka öelnud, et ma kõnetasingi just sellepärast, et ma olen ise ka nagu selles etapis, et ma olen noor. Ja et mul ongi seal päris palju neid, kes käivadki hetkel ülikoolis ja alles nagu siis astuvad iseseisvasse ellu ja tahavadki kohe nagu algusest peale tegelikult rahatargalt siis käituda. Ja teisalt, miks just noortele, sellepärast, et ma leian, et noh, kui ma näiteks, muidugi ma tahan kõiki kõnetada, see ei ole ainult see, et ainult noori, aga siiski, et kui ma võtan nagu noored just eesmärgiks, siis ma tunnen, et ma saangi neid aidata juba kohe algusest peale. Loomulikult, kui sa oled 40, 50 või 60, siis ei ole ka hilja rahaasjadega tegelema hakata. Aga kui ma saan aidata noort inimest, kes on hetkel näiteks 20-aastane, siis tema see aeg enda investeeringuid kasvatada ja jõuda nende eesmärkideni, seda aega on lihtsalt nii tohutult palju, et selleks ajaks, kui ta siis tahabki, ma ei tea, pensionile minna näiteks 50-aastaselt, on 30 aastat investeerinud, selle ajaga saab oma vara nii palju kasvatada ja tegelikult nad saavutavadki selle elu siis, millest nad on unistanud või millest nad hetkel unistavad. Et ma tunnen lihtsalt, et noorte aitamine on see, mis mulle kõige rohkem nagu endale lihtsalt hinge läheb. Et mina oleks tahtnud, et kui ma olin 18, et mul oleks olnud inimene, kes oleks samamoodi õpetanud investeerimist ja rahatarkust, nagu mina hetkel siis teen. Ja ma olen ka täitsa kindel, et sa kõnetad neid noori nagu just eraldi, ja ma mõtlen, mina mõtlesin siin kuulates, et samamoodi on ju see, et ega noor võib ju olla alati, et see ei ole nagu mingit piiri nagu vanusele, aga see on nii õige, et lihtsalt tõenäoliselt on ju palju rohkem aega ja aeg on see, mis nii teeb lihtsamaks lihtsalt selle investeerimise, et sa pead niivõrd palju vähem tegelikult panustama või siis jõuad lihtsalt nii palju kiiremini oma eesmärkideni, et võib-olla kui vaadata mingeid liitintressi kalkulaatoreid ja siis mängida seal selle ajaga, siis sa näed, et kui palju see tegelikult nagu aitab ja kui sa nii varakult alustad, et siis see kõlab nagu võib-olla nii raske on uskuda teda, aga kui sa vaatad neid numbreid, ma küll ütlen alati, ma ei ole numbrite inimene, aga vahest tasub neid vaadata, sest et nad selles mõttes ei peta, et kui sa sinna paned need numbrid, siis sa näed, et nagu põhimõtteliselt ilmselgelt sa saavutad finantsvabaduse, kui sul on nii palju aega ja kui sa järjepidevalt teed seda. Muidugi sa ei saa nagu pooleli jätta või kuidagi, okei, nüüd võin maha ja kus see finantsvabadus nüüd oli, aga et need numbrid näitavad nii ilusti need võimalused ära, mis sul on. Et muidugi sa ei tea, mis tootlus on näiteks või et kuidas täpselt läheb, aga need numbrid näitavad nii hästi sulle ette, et kus see suund on ja et see on võimalik üldse. Ja eks muidugi alati saab selle tootlusega ka ju mängida, et vaadatagi nagu erinevaid stsenaariumeid. Ja see on ka üks asi, mida ma enda koolitustel teen näiteks siis ükskõik, ma ei saa öelda noortega, sest et mul on kõik on hinges, võib-olla noored, ma ei tea, kuidas keegi ennast siis klassifitseerib. Aga jah, ma teen seda, et me vaatame ka kalkulaatorit, et kui praegu alustad näiteks 100 eurot iga kuu investeerida, on, et kuhu sa siis 30 aastaga võid jõuda. Ja siis need numbrid on tegelikult väga üllatavad, et just mentorluses mul oli ka üks klient, kes oli üllatunud, et okei, vau, ma võin 5 miljonini jõuda. Kes oleks seda arvanud, et ühesõnaga, ja see ei olnud küll praegu nende samade numbritega 5 miljonini, aga jah, et iseenesest tegelikult võiks vahepeal nendele numbritele otsa vaadata, isegi siis, kui sa tunned, et ei ole nagu väga numbrite inimene. Selles osas ma nõustun sinuga. Ja sellepärast see tundubki nagu nii uskumatu, et mis mõttes 5 miljonit, et nagu see tuleks iseenesest, loomulikult ei tule, see tähendabki, et 30 aastat näiteks panedki raha kõrvale, kogu aeg regulaarselt, muidugi üks kuu jääb vahel juhtu midagi, võid teinekord topeltpanna ja nii edasi, aga et sellepärast minu meelest inimestel ongi raske nagu uskuda, sest see tundub peaaegu nagu liiga hea, et see ei ole peaaegu nagu pettus, ja siis me hakkame kartma, et ei, et kus see konks nüüd siin on ja et ma ei usu, mis sa räägid, et ise nii noor ütleb, et ma võin miljonäriks saada, ja mina küll ei usu, et tegelikult sa ei ole ise seda välja mõelnud, need ei ole sinu tehtud kalkulaatorid, et sina nuputsid, et siis tuleb, et see on nagu hästi selline võib-olla ka raske pool nagu selle rahatarkuse juures, et me ei tea seda, kõik on uus, et võib-olla sellepärast on ka nii oluline, et kõnetada nagu neid, et
noored tunnevadki, et sa ise ka oled selles olukorras, et võib-olla saad paremini neist aru. Aga ma vaatasin, Karolinal oli üks küsimus veel, ma küsin selle ka ära, et kas praegu terve sinu pere investeerib? Hetkel põhimõtteliselt terve pere. Mina olin tegelikult esimene, kes alustas investeerimisega, et mitte keegi teine minu perest enne ei investeerinud ja siis, kui ma olin juba kõigile näidanud, et vaadake, mis toimub, kuidas mul raha kasvab, mis on tootluse numbrid, näitasin oma isale erinevaid aktsiagraafikuid, siis nüüd ma olen saanud aktiivselt investeerimisega tegelema oma isa ja minu 2 õde, aga minu emale pigem ei meeldi kogu see maailm ja tema lihtsalt paneb siis 3. sambasse raha, mis on ka nagu väga hea, et kui sulle ei meeldigi nii põhjalikult kõiges sees olla, siis ei peagi ja 3. sambasse panustamine on ka väga okei. Nii et nüüd põhimõtteliselt jah, kõik tegelevad investeerimisega, aga mina olin siis see, kes kõigile selle pisiku külge andis. Ja see oli nii hea, et see välja tuli, vaata, muidu sa ütlesid, et sa olid selles keskkonnas ja isa ettevõtja ja sealt tuli eeskuju, et sealt oleks nii lihtne mõelda, et kindlasti isa investeeris ja sealt tuligi. Ja see on ka nii hea point, et ega ei peagi kõik aktsiatesse näiteks panema, et kui me ennem rääkisime, mis sa nagu igalt poolt loed, nii tihti jääb mulje, et ega see on alles investor, kes üksikaktsiatesse raha paneb. No võib-olla kinnisvarasse ka, aga no ikkagi üksikaktsiad, et enne sa ei ole ju investor, et tegelikult ikka 3. sammas on ka ja nüüd isegi võib ju teist sammast mõelda, kuna sa saad välja võtta, mida ei soovita teha muidugi. Aga et just see mõtlemine, et ma vist ei olegi investor, et ma ju ei tee midagi ja isegi võib-olla, et ma ei kauple ju, mis ma siis nüüd teen. Ja minult on küsitud ka seda, et millal inimene on investor. Ma ei tea, siis kui ta alustabki, et sa võid, ma ei tea, kas või 10 eurot panna. Mina küll lugesin ennast kohe investoriks, kuigi ma olin just kasvukonto avanud ja 100 eurot pannud, siis ma olingi investor. Et olenebki, kuidas sa ise tahad öelda enda kohta, et kui sa tunned, et sa tegeled investeeringutega, siis sa oled investor. Just, kui sa oled raha kasvama pannud, aga tihti tuleb natuke hiljem see avastus, et mina ei ole siin mingi investor veel, mul on ainult see sammas ja kasvukonto ja siis need asjad, aga ma ei ole mingi investor veel, et mina nii alustaja ei tea mitte midagi. Et me tihti nagu alahindame võib-olla ka seda, mis me nagu teeme, et ega ei peagi kohe miljonit saama. Yeah. Ja siis mul on üks selline küsimus, et sinu suurimad õppetunnid? Suurimad õppetunnid, ma arvan, et üks asi oligi see võlakirjade lugu, millest ma juba rääkisin, et kindlasti ma poleks pidanud üldse siis panema võlakirjadesse raha. Ma arvan, et mul ei ole midagi võib-olla väga halvasti õnneks läinud, küll aga võib-olla tagantjärgi tarkusena mõned IPO-d, mis ma olen ka panustanud raha IPO-desse nii, et ma ei ole põhjalikku analüüsi teinud, mis on vale, ma räägin kõik, et tuleb teha. Vahepeal ma usaldan oma kõhutunnet ja olen teinud selliseid investeeringuid, et okei, vedas, õnneks nagu läks hästi, et tuligi suur tõus ja müüsingi kohe siis peale turule tulekut kohe oma aktsiad maha ka. Aga olen näinud ka neid IPO-sid, kus tegelikult siis ei lähe kõik nii hästi ja mina küll ei ole siis enda raha nendesse pannud, aga ma arvan, et mul on sõbrannad, näiteks mu enda õdega, et kes tegelikult ei teinud väga analüüsi ja siis kuna et kõik juba näevad raha ja IPO-d ja nendega on võimalik ju palju teenida ja ei räägita tegelikult väga sellest nagu miinuspoolest, et tegelikult sul on sama hästi võimalik oma raha kaotada, kui sa ei ole ju analüüsi teinud. Et võib-olla see on lihtsalt selline õppetund, mida ma pole küll päris omal nahal saanud tunda, aga mida ma olen siis teiste pealt õppinud. Nii et jah, seda ma kindlasti ütleks. Ja ma ei tea, mul vist nagu ei olegi rohkem tõesti, sest et ma olen öelnud ka, et ma olen pikaajaline investor ja need kauplemistehingud, mis ma teen, ei ole väga sellised, et ma vaatan, mis saab. Vaid mul on ikkagi nagu ka põhjalikult siis tehniliste näitajatega läbi analüüsitud, kas ma tahan panna sinna raha ja ma lähen pigem nii-öelda hetkel veel kindla peale välja, et ma tunnen, et ma ei taha seda mänguruumi selles osas, et ma ei taha neid suuremaid kahjumeid vastu võtta, et kunagi võib-olla tulevikus, siis kui mul on plaanis ka rohkem kaubelda. Aga praegu on jah see, et kuna olen pikaajaline investor, siis pigem ma paigutan raha sinna, mille ma olen läbi analüüsinud. Aga need õppetunnid tegelikult, mis sa välja tõid, olid väga head, sest et mul meenus ka kohe see
niinimetatud hipodroom on ja Balti börsil, kus lihtsalt eufooria läkski nii üles tegelikult, et miks mulle õudselt see investeerimispsühholoogia ka meeldib, et päris huvitav vaadata, ise oled tegelikult ka sees seal on ja ennast pead jälgima, aga ka teisi, sest et mingi hetk tundus, et ainult kõik lendabki, on ju. Ja siis oli selline jutt kogu aeg või selline mulje, nüüd jääbki lendama. No see ei ole ju võimalik, on ju. Ja samamoodi nende hipodega, et järjest rohkem tuli, enam ei jõudnud järgegi pidada, kes need ettevõtted on, mis nad teevad, kõik padavai raha sisse nagunii ju tõuseb, on ju. Ja mina tegin ka seda, et ma ei analüüsinud seal või isegi ma arvan, väga ei vaadanud, millega tegelevad, sektorit tean, siis panin ja ka selle mõttega väikse summa, et proovin sealt siis saada seda kasumit ja mina ka lõpetasin selle õnneks õigel ajal ära. Ja isegi mõned varem veel muidugi, mõned veel läksid üles, sest ma tundsin, et see ei saa lõputult nii kesta. Et vahest see aitab ka, kui sa saad aru, et lihtsalt eufooria on nii suur, et see ei saa lõputult kesta, et siis ma pigem loobun sellest võimalikust kasumist, kui et ma saan siis selle kahjumi, et vähemalt mulle tundus see mõistlik, et kõik ei saa lennata ja tuligi see hetk kätte. Just täpselt ja mult mingelt küsiti ka, et mis hipodel ma osalenud olen ja ma arvan, et see näitabki, et ma isegi ei mäletanud, mis hipod need olid. Näitab väga hästi seda, et head tööd ma analüüsimisel ei teinud, et tagantjärgi, kui vaatasin oma tehingut ajalugu, siis vaatasin, et sellel osalesin ka, et seda ma ei mäletanudki. Aga jah, mõned asjad on sellised, kus ma lähengi kõhutunde peale välja ennast, aga just, et väga hea ka, et sa nägidki, et mis ajal peaks siis ennast tagasi tõmbama ja mina tegingi sama, et jõudsin siis enne välja tulla nendest ja mitte siis uutega kaasa minna, kui see kõik languse poole pigem läks. Sest mul oli sama, et mingi hetk oli, et kus sa osalesid, vist küsiti kuskil lausa. Mul oli samamoodi, mina küll ei mäleta enam neid kõiki, et need tuttavad nimed, vaata, olid mõelnud nende peale, aga oligi vahest nii ruttu tulid välja ka veel, siis ma mõtlesin ka, et veits läks vist liiale, et võib-olla teine asi on see, et meil vedas ka, et me tulime õigel hetkel välja, ega me ei teadnud, et see on õige hetk, või võib-olla mõne jaoks liiga vara tulin välja, aga see ka, et väikeste summadega näiteks, et ma teadsin, et ma võin, ei juhtu midagi, kui läheb halvasti, et see on võib-olla ka üks asi, mille peale ei mõelda, et kaotused, need ikkagi tulevad, jah, vahest on nad ainult paberil, aga tahes-tahtmata juhtub seda, aga kui sa sellest aru saad ja aktsepteerid seda, siis see ei ole nii raske, siis on okei ja sa saad aru, et sul lihtsalt võitjaid peab rohkem olema ja ka pikas perspektiivis on ju, et ma tean, et kui eelmine aasta vaata, kes alustas, siis alguses ehmatati ära, et issand, mul on kõik punases, kas ma teen valesti midagi. Aga lihtsalt turud olidki ju languses on ju ja ka sammastega, issand, kas ma pean nüüd ruttu fondi vahetama on ju ja mis ma nüüd teen on ju. Et eks see on see algaja hirmud ja asjad, aga et see tuleb ajaga loomulikult, aga just, et sa pead teadma ja sa pead ainult riski võtma sellist, mis sulle okei on, et see on see, miks me riskidest ju räägime. Ma vaatan, Karolina küsib siit, et kui palju sinu juurde jõuabki inimesi, kes ütlevad, et nad ei teadnudki, et investeerimine on olemas. Mina sain 22-aastaselt sellest teada. Ma olin šokis, et kes selle imelise asja välja mõtles ja miks ma sellest ometi varem ei teadnud. Jah, tegelikult minuni on jõudnud ka neid inimesi, kes ütlevadki, et nad ei teagi väga mitte midagi. Et üks inimene näiteks oli ka see, kes võitis loosiga siis minu mentorluse. Nii et väga äge, et just tema võitis ja tänu sellele sai selle teema kohta õppida. Aga jah, eks kuna ma ju Instagramis tegutsen, nagu need algoritmid seal ise toimetavad, et loomulikult jõuan ka selliste inimesteni, kes ei teagi mitte midagi investeerimisest. Ja ega tegelikult enne, kui ma hakkasin ju ise siis toimetama, mul oli ka väga palju selliseid tuttavaid sõprusõbrannasid, kes samamoodi ei teadnud. Ja tänu sellele, et mina siis hetkel tegelen, teavadki näiteks nemad. Et kuigi mulle endale tundub, et kõik teavad, mis on investeerimine ja kõik investeerivad ja vahepeal on endal selline tunne, et kas on rongist maha jäänud, siis tegelikult reaalsus on see, et kui minna ikka kuhugi, ma ei tea, suvalisse kohta ja teha oma suu lahti investeerimise teemal, siis ega ikka inimesed ei tea, et Eestist on väga väike protsent see, kes tegelikult investeerimisega tegelevad. Ja just, et see võib tihti endale tunduda, kui sa ise oled selles keskkonnas, et nüüd küll ju kõik investeerivad, aga kahjuks nii ei ole. Et võiks alati rohkem. Aga mõnes mõttes kindlasti on järjest rohkem see pildil ja minu meelest, mis on muutunud, mina olen 6 aastat investeerinud.
kui mina alustasin, siis ei räägitud üldse sellest väikeste summadega alustamisest. Natukene võib-olla ühisrahastusse saab panna, tegelikult oli kasvukonto ka olemas, aga sealt ka nagu väga ei tulnud see välja, et võib väikeste summadega alustada, kuigi sai, on ja. Et see teema pigem oli selline, miks mina ka ju valisin mikroinvestori nime ja mul tunduski, et nagu miks ei räägita üldse, sa saad väikeste summadega alustada, et sa ei pea koguma mingid tuhandeid ja siis nagu hirmuvärinal paned selle 1000 ühte kohta näiteks on ja mingi suur summa, mis sa oled siin kogunud tükk aega, ongi väga raske. No ma ei kujuta ette, kuidas ma suudaks, on ju, et kui sa oled, ongi vaeva näinud, siis sa ei raatsigi seda raha kuskile panna, on ju, esimene tehing, käsi väriseb, kuhu ma nüüd vajutan, on ju. Et see on kõik ju täiesti arusaadav, aga et siis, kui sa teed väiksemateks tükkideks, ongi ju lihtsam, on ju. Aga minu meelest ka nagu tihti on see, et ei tulda selle pealegi. Aga üks asi on ka see, et investeerimise sõna ikkagi tundub nii keeruline, on ju. Miks õudselt palju varem on see rahatarkuse sõna, on ju? Ja no eks jah, nii palju, kui ma tegelikult võib-olla inimestega olen suhelnud, siis ongi ka see, et miks pole alustatud, sest see tundub liiga keeruline. Ja ka inimesed mõtlevad selle enda jaoks keerulisemaks. Ja kindlasti on ka see, et ikkagi liiga palju levib seda, et investeerimise jaoks sa pead olema juba rikas. No, täielik absurdsus ja mul on nii kahju, et sellest ikkagi veel ka tegelikult tugevalt räägitakse. Minu juurde jõuab ka neid inimesi, kes ütlevadki, et ma ei teadnudki, et 1 euroga saab juba investeerida. Ja ka mina tegelikult, kui ma alustasin, kui ma kõike lugema hakkasin, siis ma arvasin ka, et raha peab ikkagi olema rohkem, et ei saa niimoodi, et sa väikeste summadega alustad. Ehk siis mul on hea meel, et meil on Eestis nii palju neid tegijaid, kes räägivad sellest, et tegelikult sul võibki olla ainult 1 euro ja sa võid sellega ka juba alustada. Ja võib-olla teine asi on see, mida mina olen veel kuulnud, et üks asi okei, nüüd ma tean, et saab alustada 1 euroga või 10-ga aga et see tundub nii mõttetu, aga kus ma siis sellega nagu jõuan, on ju. Muidugi tuleme tagasi vaata seal kalkulaatorist siis, on ju. Aga just see, et ega sa ei pea esiteks jääma nende väikeste summadega või et sa saad alati kasvatada, aga isegi kui sa nende väikestega, see on esiteks parem kui mitte midagi teha, on ju, pluss sa õpid, aga alahinnatakse ka seda, kuhu väikeste summadega võib jõuda. Jah, see on ka tõsi, jah. Tegelikult alahinnatakse, sest see tundubki, et see on nii väike ja ei mõelda ka selle tootluse peale, liitintressi peale, mis lõpuks hakkab siis sinu kasuks mängima, et kui sa panedki iga kuu 100 eurot, võib-olla alguses paned 10, siis paned 25, 50 ja nii edasi, et tegelikult jõuad päris kaugele. Et kindlasti need, kes pärast võib-olla siin kuulamise lõpetavad, siis minge guugeldage investeerimise kalkulaatorid, vaadake siis, kuhu te jõuate. Ja need on nii ägedad. Ja mina alustasin ju 25 euroga ja see oli täiesti suvaline summa, sest et kui me räägime sellest, et kuidas nagu õige on teha, et kõigepealt pead kulusid jälgima ja nii edasi, mina nii ei teinud, on ju. Seepärast mulle ilmselt ka meeldib rääkida, et ei ole õigeid samme, on ju, aga et sulle peab sobima ja nagunii sa jõuad sinnani. Aga mina võtsin täitsa suvaliselt 25 eurot, et ta ei ole nagu nii vähe kui 1 euro, aga ta on selline raha, et mitte midagi tegelikult ei juhtu, kui ma selle kaotan või et lähebki midagi valesti, sest tegelikult ju alguses ikkagi me kõik kardame eksida, ükskõik kui palju sa raamatuid loed ja ükskõik kui palju ka meie võime teid aidata, on ju. Aga et kui sa teed seda mingi 10 euroga, mis siis juhtub, kui see ära kaob? Jah, see ei ole hea tunne, me ei taha keegi nagu seda valu tunda, on ju, aga tegelikult sinu elukvaliteet ju ei kaota, midagi ei kaota elukvaliteedis ja sa oled õppinud ikkagi, et võib-olla me seda ka, me kardame nii eksida, on ju, aga ja sellest me ju õpimegi. Et miks ma sul ka küsisin, vaata suuremad õppetunnid, et me ikkagi õpime ju sellest. Ja enda ämbrid jäävad kõige rohkem meelde, aga tegelikult teiste eluod ka jäävad meelde. Ja ma arvan, et võib-olla üks asi nüüd, mis mul sellega veenus on ka võib-olla kärsitus, mida ma pole küll ka jällegi nii palju enda pealt õppinud, kui võib-olla enda isa pealt, kellel siis ma kõrvalt vaatan, et mis tehinguid tema teeb. Ja ongi ka see, et liiga kärsitud, et ma näen, et juba on kasum, okei, kui ma selle nüüd maha võin, saan 1000 eurot kasumit. Aga kui ta oleks tegelikult oodanud mõnda aega ja veel selles investeeringus püsinud, siis see kasum oleks olnud oluliselt suurem. Võib-olla siit tuli ka kohe meelde see üks õppetund, et ei tasu olla kärsitu. Ja tegelikult, kui rääkida nüüd investeerimisest, minu isa pigem kaupleb, siis investeerimisel ikkagi on oluline see pikaajaline vaade. Ja just ongi see, et sa paigutad raha ja sa ootad lihtsalt, et aeg teeks sinu eest selle töö ära.
Ja on jah, see kannatlikkus on nii raske ja see nii hästi tegelikult sulle õpetab kannatlikkust ka, on ju. Karoliina, ma nägin, et ütlesin, et lotopiletid, ma tahtsin just ise ka jõuda selleni, et lotopileteid julgetakse osta, aga investeerimisega tegeleda ei julgeta. Jah, täpselt ma ise olen ka selle peale mõelnud, et et kui sa nüüd 10 eurot kaotad, on ju, no kui sa lotopileti ostad ja sa ei võida, siis sorry, aga sa kaotad ka ju selle raha. Ja et ja kas või sa näiteks 10 eurot, ma ei tea, meil kinopiletid maksavad ka juba rohkem need, mis, kui sa tahad staaritooli istuda, ma ei tea, see on juba 17 € vist. Et tegelikult see 10 eurot ei ole mitte midagi. Ja sa saidki mingisuguse elamuse, mingisuguse õppetunni, kooliraha. Ja mina mõtlesin ka just selle loto teemale, kui ma valisin ette, ma homme koolitan siin Hiiumaal investeerimispsühholoogiast ja seal oli ka nendest lotopiletitest, et tegelikult ju see tõenäosus võita on peaaegu olematu, ütleme tugevalt all 1% ju tegelikult, ma ei tea, ma ei kujuta ette isegi 0, midagi. Ja tegelikult, kui sa paned kõrvale investeerimise, kas või näiteks indeksifondid on ju, siis su tõenäosus kaotada võib-olla on mingi 0,0 ja seesama. Aga miks me siis valime selle, kus mul on nii väike võimalus võita? Ja ma ise mõtlesin, et tegelikult üks põhjendus on just see, sa räägid on ju pikaajalisus, räägime järjekindlusest, et okei, kui see on sul 10 eurot või 100 eurot, et sa pead 30 aastat seda panema ja see tundub meile nii raske. Aga vaata lotovõit, see tuleb ju vupsti sulle arvele. No tõenäoliselt ei tule, aga loota võib ju, kui sa ostad, on ju. Et see on päris naljakas, et see on meie psühholoogia, ma saan aru, aga kui ma sulle ütlen, et kumma sa valiksid, et kes siis valiks nagu lotopileti? Ma tean, üks inimene kunagi ütles mulle, et ta on 28 aastat mänginud lotot ja 70 eurot võitnud. Ja mõtle nüüd, kui ta oleks selle 2 eurot, mis ta siis kulutas tegelikult selle lotopileti peale iga nädal, võib-olla see isegi rohkem, ma seda ei tea, palju ta neid lotopileteid ostis, on ju. Kui ta oleks seda tegelikult investeerinud 28 aastat, täiesti uskumatu, kuhu ta tegelikult oleks jõudnud. Aga jah, inimesed ei julge või ei suuda või ei taha olla järjepidevad, mida tegelikult on vaja. Ja samas see järjepidevus ei pea olema ka nii keeruline, kui võib tunduda. Et ongi, paned püsikorralduse 3. sambasse, sa ei pea rohkem mitte midagi tegema ja see aastaid sulle töötab sulle. Et ei pea nagu üle mõtlema, nagu me tuleme jälle selle juurde tagasi, et ei pea minema uurima, et kuidas sellel, ma ei tea, Teslal või Apple'il läheb, et kas paneks raha nüüd sinna, on ju. Et ei pea igaüks sinna panema raha ju, on ju, et see võib tegelikult sul olla taustal, nii et sa tegelikult üldse ei tegelegi sellega, et ükskord valid oma fondid ära, paned püsikorralduse, aga jälle me tuleme selle teadmatuse juurde ikkagi, on ju. See ongi see, et alguses on vaja saada need teadmised, et teha need otsused ära ja siis lihtsalt minul on ka püsikorraldus kasvukontole 4 aastat järjest iga kuu läheb ja sellega ajaga on juba kogunenud väga ilus summa, sest et lihtsalt läheb püsimaksema, ma ei pane isegi tähele seda. No just, see ei ole midagi, mis sa pead kogu aeg meeles pidama või midagi uuesti tegema, ja jällegi me jõuame selleni, et võib-olla see tundubki siis liiga lihtne. Liiga lihtne, et tõsi jälle. Aga mul noortega seoses tekkis praegu selline mõte, et kas noortel on siis peamine krüpto või oli krüpto ja kuidas siis praegu nüüd selle krüptoga on, pole mitte midagi krüptost on ma kuulnud, et ma ise ei tegele krüptoga, siis võib-olla ma ei ole selles info väljas, aga tegelikult nagu on vaibunud see, et vahepeal oli nii, et krüptot ei osta, siis sa nagu peaaegu ei ole ka investor, on ju. Et kuidas sulle tundub? Minul on krüptos raha, aga kogu krüptoteema on ikkagi vaibunud. Et ma mäletan eelmise aasta aprillis, kui ma olin rohkem selline kodune, siis ma päris palju vaatasin ringi ka TikTokis. Ja siis oli terve TikTok minu arust krüptot täis. Ja kõik rääkisid sellest, kuidas sellega saab raha teenida, kuhu võiks raha panna, et korralikud kasumid hiljem välja võtta. Ja nüüd ma ei näe enam kuskil seda teemat. Kuigi tegelikult on krüpto juba vaikselt taastunud, et kui ma muidu nägin siin vahepeal endal krüptol ka -60%, siis nüüd on ainult -2%. Et tegelikult loomulikult ma olen ka natukene raha juurde pannud, mis tänu millele siis miinus on väiksemaks jäänud, et aga tegelikult ta nagu vaikselt taastub.
aga krüpto on selline asi, et ma arvan, et siin on mõistlik raha panna ainult siis, kui sa tegelikult saad ka aru, mis asi see on. See on väga keeruline tegelikult, kogu see maailm, et mis asi see täpselt on ja kuidas see toimib. Kindlasti ei ole mõtet panna enda raha mingitesse nendesse väga pisikestesse, millest mitte midagi ei tea. Ja me näeme ka, et tegelikult on ju isegi ettevõtted, kes krüptoga tegelevad, on pankrotti läinud, et kindlasti sellest maailmast peaks ikkagi rohkem teadma, enne kui sinna investeeringuid teha. Ma isegi võib-olla ei loe neid väga investeeringuteks. Pigem see on selline spekulatiivne vara, veidi võib-olla mõne jaoks nagu lotomäng, aga huvitav on lotomäng. Nii et jah, see on nagu selline teema. Ma ütlen, et võiks olla kunagi siis, kui esimesed sammud on tehtud, võib-olla natuke aega, aasta aega juba tegeletud ja siis vaadata, uurida ja kui tõesti soov on, siis sinna ka raha paigutada, aga alguses pigem eemale hoida. Või siis hästi väike osa oma portfellist on ja, et kui sul on väike portfell, siis ta ongi väike summa on ja millega sa proovid ja katsetad. Aga ja just see nii hästi tõid välja selle, et sa pead ikkagi aru saama, kuhu sa oma raha paned, nagu vähemalt selles mõttes, et tegelikult on nagu aktsiatega, kas sa saad üldse aru, mis see aktsia on, et sa oled tegelikult osa omanik, sa saad mingi väikse tüki ettevõttest, et sa oled ettevõtte omanik, et tihti tegelikult selle peale ei mõelda. Et aktsiad on need, et seal börsil kaubeldakse, seal raha tuleb, on ja et tegelikult nii lihtne asi, mida võiks teada, aga ei mõtle tihti sellele. Ja krüpto puhul ma mõtlesin ka selle peale, et aga krüpto on ikkagi alles, et kui sa ei kuule mitte midagi enam, selline tunne, et kadunud see on ju kuskile. Et on ikka alles, aga eks siis jäävadki nagu tugevamad ellu, on ju. Vaata, siin ongi see, et raha tuleb paigutada siis, kui sa mitte midagi ei kuule. Keegi enam ei räägi investeerimisest, et siis on õige aeg raha paigutada ja siis, kui kõik hakkavad rääkima krüptost ja küsivad, et kas sina juba oled krüptosse raha pannud, et siis on võib-olla õige aeg just välja tõmba sellest. Just, et me jõuame jälle sinna eufooriasse ja haipimisse ja nii suur haip, et kõik pidid seal hipodroomil osalema ja samamoodi pidid kõik krüptosse raha panema, et eks näis, mis see järgmine siis on, et kuhu kõik peavad oma raha panema, et päris põnev, aga eks see on inimloomus, et tahame mingeid põnevaid ja kiireid eduelamusi saada ja suuri. Ja see on ju investeerimise psühholoogia, millest sa homme ka rääkima hakkad. Ja see on nii huvitav, et muidugi selleks saaks väga pikalt rääkida, et ma jõuan ainult sissejuhatuse teha, aga ja Karan ütleb ka FOMO, muidugi Isver, see krüptoga eriti on ja ma olen juba ammu hiljaks jäänud, ma ei hakka panema raha. Ja üks teema muidugi veel on, et pessimism on kuidagi vaata on usutava meie jaoks, et see on naljakas, loto sellega see ei käi nagu kokku. Aga kogu aeg on ju jutt, et kuidas tuleb majanduskriis, isegi nüüd, kus me oleme olnud tegelikult nagu raskes ajas, ikka kogu aeg räägitakse, et veel tuleb alles majanduskriis. Et see majanduskriis on nagu kogu aeg tulemas või siis olemas või tulemas, aga ära ta kuskil ei lähe. Et see on päris naljakas ja siis ongi nagu raske selles olukorras, et julgeda ka. Et isegi siis vaata, kui oligi see suur ralli, siis oli küll nagu nii pidu ja nüüd kestab igavesti, aga nagu samal ajal ikkagi oli see, et küll see majanduskriis ka mingi tuleb, aga veel me ei tea lihtsalt millal, et eks see emotsioonide pool ongi nii keeruline. Ja eks ja alguses ka just kõik see, et millal siis tuleb see majanduslangus ja võib-olla see nüüd kohe tulebki, siis ma pigem ei pane raha, siis ma ootan ära selle majanduslangusen ja kui ma oleks olnud ka selle mõtlemisega, et ma ootan ära selle majanduslangusen, siis ma oleks kõigepealt pidanud ootama 2 aastat koroonakriisi ja siis ma oleks pidanud ootama nüüd 2 aastat tänast hetke, et tegelikult tuleb kogu aeg turgudel olla. Just ja keegi ei tea, millal tuleb kriis ja samamoodi ei tea, millal läbi saab, et minu arust koroona oli nii ja näide, siis oli jutt, et nüüd kestab see tohutult kaua ja tegelikult aktsiaturud tegid niimoodi, on ju. Muidugi keegi ei teadnud, aga keegi samamoodi ei teadnud, et see tohutult kaua kestab, et selles suhtes neid ennustusi, kõik me teame, et need ei lähe tegelikult täppi, on ju, aga ikka jälgitakse. Nii Karan ütleb, et nagu rallis on ütlus, et kui kahtled, siis pane gaasi juurde. See on päris hea võrdlus, ja. Ära nagu liiale mine selle gaasiga, nagu ikka, on ju. Aga ja, nagu öeldakse, et kui veri tänavatel, et siis on õige aeg on ju raha panna sisse, aga tihti me siis ei julge muidugi. Mis on ka okei, aga sa ei peagi ju kõike panema.
et see üks on ju see ajas ajutamine, et see hinna keskpikustamine, miks sa nagu ütlesid ka, vaata, et sa ostsid krüptot juurde, et see aitas ka seda tõusule ju kaasa. Et see on ju see pikaajalise investeerimise ka üks võluosi, et kogu aeg järjekindlalt paned, et siis sa saad selle keskmise kätte. Just. Aga okei. Meil on 10 minutit aega, kes tahab veel küsida, siis võib küsida, muidu meil ei ole isegi kellegi kas siin auhinnasaajad valida. Aga ütlen 3 asja, mis on kõige tähtsamad, kui sa praegu kuulab meid keegi noor, kes ei ole veel tegelema hakanud. 3 õpetussõna talle. 3 kõige tähtsamat. Ma arvan, et üks asi, mille ma olen õppinud Kristjan Liivamäelt ja milles ma nüüd ise poole viimase aastaga olen tugevalt või isegi viimase poole aastaga olen endas, olen tugevalt siis kindel nüüd juba ise ka, on see, et aktiivsete tulude suurendamine on tegelikult olulisem isegi kui säästmine. Sellepärast, et sa võid ju vaadata, kus on odavam piim, kas Maximas, ma ei tea, Rimis, Krossis, kus iganes, või siis tegelikult sa võid teha tööd selle nimel, et lihtsalt rohkem raha teenida. Muidugi säästmine on ka oluline, sest kui sa ei oska nagu üldse säästa, et siis sa võid ju rohkem tulusid ka teenida, aga sa ei saa ikka hakkama sellega. Aga minul on aidanud just oma investeerimisportfelli suurendada see, et ma olen enda aktiivsete tulude suurendamisega tegelenud rohkem kui säästmisega. Et kui ma alguses võib-olla väga palju jälgisin seda, et kuhu mu raha läheb, täpselt samamoodi nagu ma ütlesingi, et kus poes on piim odavam, siis enam ma seda ei tee. Nüüd on pigem ikkagi see, et ma teeniksin rohkem raha ja siis mul pole vahet ka, sest et lõpuks see odava piima otsimine maksab mulle rohkem kui see võit, mis ma sealt siis 5 tendist saan. Et minu aeg on ka raha konkreetselt. Just, ja see on nii esimese välja tood, et tihti me läheme nagu liiale ka sellega, ongi vaatan kõik läbi, kust ma lähen, siis tean mingid tiirud, ma ei kujuta ette, ma olen Hiiumaal, siin polegi väga valikut poodidega. Aga põhimõtteliselt nagu kui palju aega ja energiat ka sa sinna panustad ja palju sa siis lõpuks nagu võidad ja see ka, et säästmisel tuleb piir ju ette mingi hetk. Ükskõik kui palju sa kokku hoiad, sa pead sööma, on ju. Jah, täpselt ja sa pead elama, kas või kui elad üürikorteris või kus iganes on, et kõige selle peale läheb ka raha. Siis teine kõige olulisem asi on, ma arvan, see, et just validagi endale välja ükskõik, mis varaklassi siis nüüd on ja tehagi endale võib-olla selle kohta just esialgsed sammud selgeks ja siis lihtsalt alustada. Ehk võib-olla muidu alguses tundub, et kõike on nii palju, kui sa tahad nagu hajutada, sa ei pea alguses hajutama. Aga mul, kui sa 10 euriga alustad, sa ei pea panema, sa ei saa isegi panna 1 eurot võlakirja, 1 euro üksikaktsiatesse 1 eurot, et siis panedki selle 10 eurot sinna, millest sa oled otsustanud alustada ja see ongi väga okei, et sa oled vähemalt selle esimese sammu ära teinud. Ja ma arvan, et 3. oluline asi on leida enda ümber tegelikult inimesed, kes räägiksid ka rahast ja kes räägiksid investeerimisest. Sest et ma arvan, et kui minu ümber ei oleks neid inimesi, siis ega ma ei viitsiks ise ka nii palju tegeleda. Olgem ausad. Muidugi mul on ju ka, ma tahan trennis käia, mul on vaja tööl käia, et mul ei ole ka palju aega. Aga tänu sellele, et ma olen inimesed, kellega ma tegelikult räägin, siis tänu sellele ma leian ise ka rohkem aega, et näiteks aktsiaid analüüsida. Kui ma panen koolitusi tegelikult ju kokku, siis selle läbi, et ma ise nagu räägin, ma kogu aeg süvendan endale ka neid teadmisi, et tänu sellele, et me ümber on need inimesed, olen ma ise ka oluliselt rahatargem, teen targemaid valikuid investeerimises ja aitan seeläbi teha ka teistel. Ja see on nii hea kokkuvõte nüüd see 3. on, et just see, et paljud inimesed just ütlevad seda, et ei ole inimesi, kellega rahast rääkida. Ja me ei ole ka harjunud rahast rääkima, et kogu aeg mul tulevad need meie kaardid meelde, et küsige nüüd ruttu küsimusi, saate kaardid, et miks me nad tegime ka, et tihti sa ei lähe ju küsima nagu inimeselt, kellega sa ei ole kunagi juba rahast rääkinud ja nüüd korraga küsid, et kuule, kas sa investeerid ka või mis su portfell on või et sa ei hüppa ju niimoodi peale ja et minul on ka see, kui sa ütlesid ka, et sina hakkasid investeerima ja siis sinu ümber hakkas levima see ja mina tunnen seda samamoodi, et mina olin esimene, kes hakkas ja isegi võib-olla see, kui ma mikroinvestorina avalikult nagu hakkasin, seda rohkem inimesed teavad, on ju, ka lähiringkonnas, et muidugi midagi ikka rääkisin ja mainisin, aga
see ei olnud ju selline teema, millest tavaliselt räägid, aga raha on ju meie kõigiga, et ma ei peagi minema kohe investeerimisest rääkima, rääkige rahast siis on ju, et kas või see küsimus, mis ma sinu käest ju küsisin, on ju, need on lihtsad küsimused ja sa saadki nagu rääkida ja see on nii äge vaadata, kuidas see toimib nii võõras seltskonnas kui ka tuttavatega ja ka nendega, kes ütlevad näiteks, et raha ei ole mingi minu teema. Et ei, ma ikka vist ei osale selle kaardimängus, et see nii võõras ja mis asja on ju. Aga kui sa saad need osalema, siis tegelikult on nad rahule jäänud ja märkamatult rahast rääkinud, sealt võib see harjumus tekkima, pluss kogemata saad nagu raha targemaks. Et see on ka, mis sa ütlesid, üks on see õpetamine alati õudselt aitab on ja raha targemaks ennast ka, mõtled mingi uue nurga alt, aga ka lihtsalt rahast rääkimine, sest me oleme nii erinevad ja alati tuleb mingeid uusi asju nagu välja, et miks mulle meeldib ka neid mõttes investluse vormis teha, sina räägid midagi, siis tekivad mingid head mõtted, endal jagan mina, siis sul tekivad sellest, et see dialoog tekib, ja miks ma ka muidugi ütlen, et chati kirjutage, et tekikski seda vestlust rohkem, sest niimoodi tuleb nagu uusi asju välja, meil ka uusi mõtteid, et kuigi me tegeleme sellega pidevalt, siis ikka tulevad uued mõtted ja võib-olla ühe asja ütlen ka, et alustajad ei tasu nagu alahinnata seda, et nagu kardetakse näiteks, küsida, et mis minul nagu on siis pakkuda, et näiteks ma ei saa Marin sinu juurde tulla rääkima, mis mul on nagu pakkuda sulle, siis tegelikult alustajal on väga palju pakkuda, sest alustaja küsib nii palju rohkem ja alustajal on selline värske pilk ja ta hoiab nagu meid ka värskena. Ja sa ütlesid ka, et inimesed ei julge nagu väga kirjutada umbes, et arvavadki, et segavad ja nii paljud kirjutavad, aga me tahamegi aidata, et see ei tähenda, võib-olla ma ei saa kohe sulle vastata, võib-olla mingi pikem teema, mis iganes, aga julgelt võib alati kirjutada, eriti nagu väikses Eestis, et ma just ka eile tuli jutuks õpigrupis ühe inimesega ütles, ma tahtsin sul kirjutada, aga ma ikka ei julgenud, et kuigi ta ju juba tunneb mind, et sul kindlasti nii palju kirjutatakse ja nii palju võtab see aega ja ei hakka sind tülitama, aga see on alati viga, et kindlasti kirjuta see, kas ma vastan või ei vasta, jah, sa ei tea seda, aga tavaliselt ma ikkagi ju vastan, et mis siis juhtub, kui sa kirjutad ja ta ise ka kohe, kui ta mulle ütles, jõudis selle järelduseni, nojah, et samas, mis siis on, kui ma kirjutan, et päris hea. Nii, Kaarina küsib, et mida sa soovitad lugeda, kuulata, et saaks hea ülevaate erinevatest varaklassidest, et teha alustamiseks otsus? Ma arvan, et ma soovitan kuulata Rahareedet ja seal oli, ma ei tea, mitmes episood. Ma tõesti ei mäleta praegu peast, aga alguse episoodides oli üks episood, kus nad rääkisidki siis põhjalikult tegelikult erinevatest varaklassidest väga lihtsate sõnadega, et tegelikult täiesti tavaliselt mis ongi võlakirjad, mis on laenud, mis on see ühisrahastus ja nii edasi. Et ma arvan, et see on kõige parem kokkuvõte üldse, mida ma olen siis kuulanud, nii et seda podcasti ma soovitan. Ja kui sa tahad lugeda, siis minu soovitus näiteks, kas on Kristi Saare raamat, kuidas alustada investeerimisega, seal on ka hästi lühidalt erinevate varaklasside kohta. Ja teine raamat, mis on küll juba rohkem võib-olla edasi jõudnutele, on investeerimisedu põhimõtted, mis räägib ka lahti. Aga pigem võib-olla Kristi Saare on alustuseks natuke lihtsam. Aga võib-olla enne investeerimisedu saab ju rahaedu lugeda. Jah, rahaedu. See on lihtsam, või? Lihtsalt alustamiseks. Aga ei pea, mulle meeldis ka see, mis sul see teine soovitus vaata oli, et vali lihtsalt alguses üks välja ja hakka seal nagu katsetama, sest et ega sa ennem ei tea, mis sulle sobib. Me võime igasuguseid asju mõelda, mis mulle sobib, sa võid lõputult ka uurida ja lugeda, aga tegelikult nagu see katsetamine nagu aitab, et muidugi tasub alati uurida ka. Ja mul tuli meelde tegelikult, mul endal on üks väike kokkuvõte ka, siis kui liituda minu meililistiga, siis on hästi pisike nagu lühike kokkuvõtte alustaja abimaterjal, et seal on ka tegelikult sellised üldasjad kirjas, et aga väga lühidalt, et kui keegi tahab lugeda, et ei pea kohe nagu raamatut läbi lugema, aga lugeda muidugi alati tasub ja kuulata ka. Ma ei tea, ma ei mäleta, ma arvan, et see oli Tallinna Kaubamaja. Aga ma ei mäleta. Tõesti, ma pean vaatama seda järgi. Aga kas me sellest rääksime, mis sul üldse esimene investeering oli? LHV kasvukonto. Ja, vist rääksime, ja mul ka sama. Mina panin kohe 100 eurot mängu, sest ma olin ikkagi päev otsa analüüsinud ja kuigi ma võtsin ikkagi selle võlakirjafondi, ei tea, mida sellel hetkel mõtlesin, aga ülejäänud otsustega ma olen väga rahul olnud siiamaani ka 4 aastat hiljem.
Nii et jah, aga ma arvan, et selline oli nagu, kuigi ma tegelikult ei tahtnud seda osta, sest ma tegin ise ka analüüsi ja siis ma vaatasin, et see tegelikult ei sobi mu portfelli, seal ei ole üldse nii head suhtarvud, aga siis ma ei teadnud, mida muud osta ja siis nii see läks. Aga sa jäid rahule selle ostuga või? Ei jäänud rahule ka ja minu kõik muud investeeringud on tegelikult palju paremat tootlust pakkunud kui Tallinna Kaubamaja, aga ma mõtlesin, dividende ta ikkagi maksab, et vähemalt siis nii hästigi. See on päris huvitav, sest et Kaubamaja on minu üks lemmikuid ja ikka kõige rohkem mulle raha toonud, ma arvan. No vaata ongi, Ajast. sobib, et investorid on olema ka ju täiesti erinevad ja need nüüd ongi, et kui keegi teeks minu järgi otsus, siis võib-olla ongi, kui sina oleks teinud minu järgi, mina ütlen, et mulle üldse ei meeldi, et sulle just vastupidi väga meeldib, et ei saa kuulata teisi. Just ise peab otsuse tegema ja samas see kindlasti on ka ajahetk, mille sa ostad ja mis hinnaga, mis toimub, et minul näiteks oli Tallinna Vesi esimene ost. Et lihtsalt tol hetkel ja sealt tuleb ka see, mis teised räägivad, et olid mingid kohtuvaidlused ja siis hind läks alla ja siis tegelikult tuntud investorid kõik rääkisid, see läheb veel alla. Aga mina vaatasin, et see hakkab üles tagasi minema, ostsin ruttu ära ja ta ei läinud enam kunagi alla. Et see on ka see, et kuula, mis teised räägivad, aga nagu ise otsusta. Aga tead, et meil on aeg täis saanud, aga ma vaatan. Nii. Selle võtame ikka ära, kui nüüd läks küsimused lahti. Kaarina küsib, et kui palju sa jälgid, et aktsia, millesse investeerid, mahuks sinu maailma vaatesse? Oi, see on hea küsimus. Ma natuke ikka jälgin, kuigi olen teinud ka kauplemistehinguid selliseid, kus ma ei vaata siis väga, millega ettevõte isegi tegeleb, vaid lihtsalt rohkem seda hinnagraafikut, et kauplemisel mind ei huvita. Küll aga investeerimisel tõesti, et need, keda ma valin pikaajaliselt siis enda portfelli, siis ma ikka natukene vaatan, et isegi kui on mõned ettevõtted, millel hetkel näiteks on ka hästi läinud, siis ma ei ole nendesse raha paigutanud, sest need lihtsalt ei lähe absoluutselt kokku, et mulle ei meeldi näiteks inimesed, kes on nende ettevõtete eesotsas, need otsused, mida nad teevad, see info, mida nad jagavad Twitteris, et jah, ühesõnaga, et ma ikkagi siis otsin endale portfelli sellised ettevõtted, millega ma olen selles osas ka rahul, et minu maailmavaated lähevad kokku. Aga see võib ka mingeid, ma ei tea, sektorit tähendada või näiteks mina ei ole mingid suitsufirmasid tahtnud investeerida või et ma ei tea, nafta või relvad on ju. Relvad muidugi on nii ja naa, ja praegu näeme, et need on vaja kaitsmiseks, on ju ka nende kaitsmiseks, aga see võib seda ka tähendada. Jah, no ma pole näiteks investeeringuid teinudki sellistesse ettevõtetesse, mis ma ei tea, toodavadki näiteks tubakatooteid või midagi sellist, et kuigi ma olen üles leidnud need ja vaatan, et ohoo, dividendimäär on päris hea ja siis olen nagu, et ei saa sinna raha panna sellepärast, et mulle ei meeldi see, millega nad tegevad. Ja et vahest tuleb loobuda sellest ilusast tootlusest ka. Aga suur aitäh sulle, et ma ütlen sulle, et valisin viimaste küsijate seas, sest et Karolinal on need kaardid, Karolina on need kaardid minuga teinud. Sellepärast on nii palju häid küsimusi, et talle, Karolina, vabandust, olid väga tubli, aga sulle ei anna neid kaarte. Ma oleksin muidu valinud tema. Aga ütle, mis küsimus sulle kõige rohkem meeldis temal? Mulle meeldis see, et kui palju sinu juurde jõuab inimesi, kes ütlevad, et nad ei teadnudki, et investeerimine on olemas. See oli nii hästi pikalt küsimus. Aga siis sul on valida, ma vaatan Kaarina ja Inga vahel. Nii. Üldse ei meeldi niimoodi. Ma valin nüüd Kaarina sellepärast, et see maailmavaate küsimus oli väga hea ja natukene teistsugune. Nii et jah, tema. Aga aitäh, Kaarina, kirjuta mulle marin@mikroinvestor.ee, et siis räägime, kuidas sa kätte saad. Aitäh ja nii tore, et te lõpuks ka aktiveerusite siin küsimuste küsimusega, et tasub küsida, on ju. Et võib-olla muidugi alguses tundus, et Karolina küsib nii palju küsimusi, et saab niikuinii endale, ma oleks võib-olla pidanud varem ütlema, et ta on lihtsalt tubli. Aga väga tore oli. Suur aitäh sulle. Aitäh sulle, et kutsusid. Ja oleks aega natuke, aga jõudsid siia. Ja ma just tahtsin, et sellisel sõbra kuul meil tekkis seos, et miks veebruaris, et kuidagi sa ise oled selline hästi malbe ja roosa ka seal Instagramis, on ju? Pole roosa, mul ei ole roosa. Ei tunne äragi. Aga palju edu sulle ja rahatarkuse jagamist ja edukat teekonda ja kindlasti kohtume veel. Ja kõik need soovid sulle ka. Aitäh. Suur aitäh. Aitäh kõigile ja õhtut.